Minu loomingu üks olulisemaid jooni on erinevate kõlavärvide või kõlapiltide loomine ja nende omavaheline kombineerimine ning siis nende abil sellise ühtse terviku loomine. Ja ma iseloomustaksin neid kõlavärve selliste sõnadega nagu krobeline, turgeline, toores. Siis minu loomingul on meil iseloomulik või minu muusikalisel mõtlemisel on iseloomulik elektroonilisest muusikast pärit mõtlemisviis. Ma olen tähele pannud, et ma mõtlen sellistes kategooriates nagu mingi heli või müra genereerimine, feidid, lõikamine, aga seda just ka akustilises muusikas. Mitte, et ma püüaks kuidagi imiteerida elektroonilises muusikas toimuvad protsesse, aga lihtsalt selline mõtlemisviis on mulle omane. Kui ma alustan uut teost, siis ei saa ma tükk aega midagi paberile kirja. See algusprotsess on mul väga pikk, et võtab hästi palju aega ja kaalutlemist, et ma üldse saaksin need esimesed noodid või helid siis kirja. Ja tavaliselt loomeprotsessi alguses ma ei tea täpselt terve teose struktuuri või vormi või kuidas see täpselt hakkab kulgema. Seega ma ei kuulu nende helilööte hulka, kes teavad või kuulevad siis enne teose kirjutama hakkamist kogu lugu justkui peast. Et mulle isegi nagu meeldib, et ma täpselt ei tea seda, et mulle meeldib jälgida, kuidas see lugu hakkab ise oma elu elama. Enim rõõmu valmistab mulle loominguprotsessi juures see, kui mingid nii-öelda pusletükid saavad kokku. Et see võib olla nii teose suures plaanis kui ka mingis väga väikses osas või lihtsalt idee tasandil. Kui ma lihtsalt avastan või tunnetan, et mingid tükid on omavahel õigesti kokku saanud. Ja see inspireerib ka üldse loominguga tegelema, need hetked. Raskusi valmistab muidugi algusprotsess, mis on lihtsalt iga kord nii pikk ja selline tunnen, et peab alati alustama justkui nullist. Ja siis raske on ka see, et ma olen suhteliselt kärsti ja ma tüdinen mingist materjalist tõesti kiiresti ära ja tahan selle justkui nagu ära visata, aga samas iga asja sündimine võtab alati nagu aega ja kannatust ja vajab ka sellist lihtsalt asjade paika loksumist. Enne oma esimese teose kirjutamist olin ma sellistest uuema aja helilöötest kuulnud. Eesti helilööt Erkki von Küüri ja Itaalia helilööt Celsit. Et neid ma kindlasti oskan öelda, julgen öelda, et nad on kindlasti mu mõjutajad. Samuti Edgar Varese. Aga ma arvan ka, et ma olen hästi palju mõjutatud salamisi ja alateadlikult. Tagasi vaadates oma teostele ma näen kindlasti, et seal on kuulda mõjutusi loodusest muidugi, aga samas selle kõrval ka tööstusest, linna- ja tööstushelid. Ja mulle väga meeldib jälgida erinevaid struktuure, näiteks puuvõrasid. Ja siis ma olen tähele pannud, et ma jään vaatama ka alati kraanasid millegipärast, mingeid vanu elektriliine, mingid vanad masinad. Ma vaatan neid väga kunstiteoseid. Kuna ma ise olen ka veel väga noor, siis mul on raske midagi soovitada. Ei tea seda, võib-olla ennast oleks õigeks inimeseks. Aga ma arvan, et kõik algab ikkagi sellest, et inimene peab kirjutama seda, mis ta ise tahab tegelikult ja kes ta ise on.